Tere tulemast, hakkame meie peale ja siis vaatame sellist toodet nagu Stroller Organizer, kuidas Stroller Organizer nišis leida toode, mis reaalselt võiks müüa või kas me üldse leiame sellise toote, mis võiks müüa ja kui me leiame, siis miks me leiame ja kui me ei leia, siis mis on need takistused. Nii et sa saad seda mõtteharjutust koos meiega kaasa teha. Või läheme, vaatame siis Stroller Organizer tootesse, mis jagan kohe ekraani. Nii, et ta tahaks teha sellist keywordi nagu Stroller Organizer ja tema lähteülesanne oli siis see, et me võiksime analüüsida, et kas tema leitud kriteeriumid toimivad või ei toimi. Ta tegi meile mõningad numbrid ja asjad otsis üles, need me võime ükshaaval läbi vaadata. Ja hakkamegi peale esialgu, ma võib-olla võtangi õppimise mõttes kohe esimesest veerust. Stroller Organizer on kahesõnaline keyword. Ma panin selle Amazoni sisse, ta annab meile tooted, aga Stroller Organizer on liiga vähe, et minna toodet tegema. Meil tegelikult on vaja leida üles 3, 4, 5 sõnalised keywordid, sest et need on ostu keywordid, kahesõnaline keyword ei ole ostu keyword. Nii et ma tegelikult tahaksin edasi minna ja ma lähen ka Magnetis keyword tool'i ja me vaatame, kas me suudame keevitada siia mõne keywordi juurde, mida kliendid reaalselt kasutavad. Nüüd, kas trend läheb üles? Trend läheb üles. Käibelagi 360 000 on väga palju. Kui avalehel väga paljud tooted teevad väga palju käivet, siis sul on avalehele selle keywordiga peaaegu võimatu tulla, sest sa ei suuda nii suurt kogust sisse osta. Korraks vaatame, mis toimub. Valideerime nüüd selle 360 ära. Ehk siis uus indikatsioon sellele, et meie keyword on liiga lai. Kui väga paljud tootjad teevad väga suurt käivet, nüüd vaatame, kui tõsi see võiks olla. Ma teen natuke suuremaks, et sa näeks paremini, sest võib natukene nukuaugu teema siin olla meil. Nii. Organiseerime revenue järgi ära. Me näeme, et põhitüübid mingi 4 tükki teeb 6-kohalist käivet. Siit edasi mingisugune 7 tükki teeb 5-kohalist käivet ja siin on palju tüüpe, kes teeb 4-kohalist käivet ja avalehel me lõpetame 500 käibega, mis iseenesest on okei, aga siia põhikohta saada, ma tuletan meelde nüüd uuesti selle, et Amazoni põhimüük käib avalehel, seda me teame, aga avalehel käib ta top 4 listingu vahel. Ehk siis, kui meil on top 4 listingut teevad 100 000 käivet, et siis obviously me ei lähe kohe, meil ei ole jõudu, et võtta top 4 positsiooni, sest nende velocity'd on väga suured. Nad müüvad 15 000 kuus. Ma võtan tead, mis üks asi, mis me tegeme, filter results. Ole hea alati, kui sa vaatad, võta hide sponsored products, muidu sa näed topelt, hetkel me nägime topelt. Et kui nad müüvad 15 000 kuus või 3 000 kuus ja me siin just rääkisime 200 lansseerimisest, eks ju, et siis sa ei saa võtta seda ülesannet, et sa selle keywordiga oled avalehe ülemises osas, sest sa tellid 200 ja siin nad müüvad lihtsalt enam-vähem 10 korda rohkem kui mitte 100 korda rohkem, eks ju. Vaatame siit analüüsist järgmist elementi, ehk siis me saime nagu indikatsiooni jällegi, et see keyword on veidi liiga üldine, aga lahendame ära. Mitu müüjat teevad esilehel üle 5000 käivet? 15. No see kõlab enam-vähem mõistlikult, sest niimoodi ta umbes ongi. Mitmel on review alla 100, 7 müüjal. Sellise käibe kohta tundub seda nagu üllatav, eks ju. Esimesed tooted teevad tuhandetega, ehk siis nendesse konkurentsidesse me kindlasti mitte ei saa minna. Kui ma vaatan ka pisikesi thumbnail'e nendel toodetel siin kõrval, siis ma näen, et nad on kõik mustad tooted ja see on väga hea, sest et fine, mustad tooted teevad põhikäibe, aga mul tekib kohe idee, et aga hei, tüdrukuemmed on väga nagu roosausku, valged, beežid on täiega teema, mõned kärud on ju heledad, eks ole. Poisteemmed võib-olla tahavad oma poiste saamise rõõmu helesinisega jagada, et siin on tegelikult sisenemise kohti küll, kui me selle keywordi teeme natuke spetsiifilisemaks. Aga reviewdest, kui ma allapoole lähen, ma hetkel ei näe siin sisenemise kohta hakkab tekkima käibe juurest 5600 reviewd. Ja siin on $5600 ja 13 reviewd, edasi on 20 ja 99, et põhimõtteliselt siseneda tundub, et saab tõesti ka natukene väiksemate reviewdega, aga vaatame korraks juurde ka lansseerimise kogused, valideerime ära. Kui me enne rääkisime näiteks 200 kuni 500, siis need tüübid müüvadki kuus 200, 130 kuni 300 tükki. Nii et selle toote puhul
laias laastus me saaksime lansseerida ka selle 200-ga, mida Amazon lubab meil sisse saata ja alustajana on see väga oluline teada, sest me ei saa minna 700 tükki kuus müüma ja loota, et me saaksime selle positsiooni kohe enda kätte. Nii, mis on nüüd unique selling proposition ehk siis koht, mida me läheme turul parandama. Märkasid praegu, et ma Helium 10 ei vaadanud üldse sisse nendele toodetele, millel on 13 review'd, millel on 20 review'd, aga mis teevad 5-6 tuhat käivet. See käive on okei, võid täiega sisenegi sellise käibega segmenti. Aga mida ma peaksin paremini tegema ja ilus disain, õlastrap ja siis cup holders ja siis hästi palju taskuid. Nüüd peaks põhimõtteliselt sisse vaatama, kas see USB nende toodete puhul peaks paika. Ma teen lahti need mõned tooted, et kas need tooted juba mitte ei lahenda neid probleeme. Et kui lahendavad, siis meil on vaja lisa USB-d. Nii, vaatame nad korraks nüüd läbi. Cup holder, siin peetakse silmas coffee topsi emale. Sellel tootel on coffee tops olemas, see toode on must. Et must tundub, et toimib, eks ju, aga cup holder on olemas, ehk siis me siin selle müüja positsiooni väga ei suuda kõigutada, tal on listing on, ütleme nii, et enam-vähem, et midagi kohutavat siin ei ole, pealkiri korras, listing on enam-vähem korras, hinnapunkt on liiga madal, 17,99, alla 25, ma ikkagi ei tahaks, et me teeks asju. Nüüd cup holder on olemas ka siin, sellega me ei eristu, listing on enam-vähem, väga siin kriitikat saab alati teha, aga ta on täitsa 7 punkti 10 on see listing, kui mitte 8. Hinnapunkt on väga madal. Ehk siis praegu neid konkurente me ei saa minna turult või droonilt ära lükkama. Nüüd on põnev asi. Enne rääkisime, et kõik on mustad tooted ja meil ei ole disaini ja värvi, et siin on disain toodud, siis väga meeldib. Hinnapunkt on 24, väga meeldib. 99 reitingut, 5 tärni toode, mis natuke on ohtlik, sest et meil ei ole parandamiskohta, aga cup holderit ma hetkel siin ei näe, vaatame korraks sisse. Okei, midagi siin ikka on, aga see võib-olla ka lutipudeli jaoks, vaatame, või siis piimasegu jaoks või siis piimapulbri jaoks. Et põhimõtteliselt see on nüüd üks toode, kui me läheme mingi disainiga peale ja lisame cup holderi, siis me saaksime inimeste soove paremini rahuldada. Ma märkan praegu, et meil tegelikult ei piisa ühest cup holderist. Üks on bottle holder ehk siis piimapudeli hoidja ja ma ei tea, kas siin kõrval on ka coffee cup holder. Väga raske on aru saada sellest. Okei, side cup holder tegelikult on olemas. Ta on lihtsalt väga halvasti kommunikeeritud. See on selle müüja viga, sest cup holderiga kotid on tegelikult eraldi keyword, mida otsitakse. Ehk siis selle konkurendi kallale me ka minna ei saa, ta on selle unique selling propositioni juba täitnud, ilus disain, cup holder on olemas, shoulder strap, kontrollime selle asja üle. Mulle tundub, et seda ei ole. Shoulder strap on täiesti olemas, kontrollime 2 eelmisel tootel shoulder strapi olemasolu. Siit ei taha väga see shoulder strap välja tulla ja shoulder bag täiesti olemas, ehk siis ei, see unique selling proposition ei ole piisav ja esimesel tootel on shoulder strap ka olemas. Vaatame edasi viimast. Nii, shoulder strap on olemas, kas on cup holder olemas? Seda on siit kusjuures natukene näha, et coffee tops justkui nagu mahub sisse, aga ta ei ole eraldi cup holder, et selle toote puhul me saame kaaluda. Siin on hinnapunkt on muidugi väga väike, et jääd hätta marginaaliga 9,98, ei ole hind, kus sa teenid marginaali. Ma kujutan ette, et see on Hiina müüja, lähme valideerime ära sold by brand, see on Hiina müüja, ehk siis sellise pisema toote puhul sa ei saa hinnaga pakkuda. Ma vaatan korra seda disaintoodet, et kas see on ka Hiina müüja või see on Ameerika müüja. See on Hiina müüja. Selle segmendi üks suur probleem oli see, et 5 või 7 müüjat olid Amazon või siis hiinlased, ehk siis hind on täna juba päris pisikeseni viidud, ehk siis sellise suure keywordiga me ilmselt väga letti ujuda ei saa. Ma panen need tooted kinni edasi. Esilehe hinnavahemik on 9–36.
Average on 26. No average 26 põhimõtteliselt toimib, me peaksime siit lihtsalt aru saama, siis vaatame kiiresti üle, kas me saame kõrge hinnapunktiga toote, millel on vähe reviewsid hakkas siit poolt pihta, hinnapunkt 17, 13, 24, 21. Et tegelikult avalehel väga ei leiagi see ainukene siksakilise disainiga, aga see on Hiina müüja. Et võid kaaluda, disaini saaks teha ja vaatamegi Magnetist hiljem järele, et kas me saame seda olukorda kuidagi päästa. Nii, siis oli ülesanne, et kas 3 põhilist võtmesõna tõusevad all-time otsingu trendis. Vastus on jah. Praegu muidugi ka hooaeg peab olema tähelepanelik, et praegu peabki tõusma, inimesed on kärudega väljas, kuna talv on läbi saanud. Et vaata siis all-time, on ju, mitte ainult year to year. Mitu müüjat avalehel on Hiina või Amazon, see on 5 Amazoni 7 Hiinat, et põhimõtteliselt 20 pluss listingust on üle poole, on julgelt madala marginaaliga müüjad ja see on ohukoht. Aga me saame marginaali tõsta, kui meil on lisafeatuur, disain, millega me oleme suutnud näpu väga täpselt peale panna siis disainile. Kas sourcimises on hind 1/5 kuni 1/7 lõpphinnast? Lähme kontrollime järgi. Nii. Me tahaksime, oletame, ma teen siin kohe arvutis võtan lahti kalkulaatori, et keegi ei pea peas arvutama. Oletame, et me tahame $25 müüa, jagame selle näiteks 6-ga, 5 kuni 7 vahel võiks see olla. Ja siis sourcimise hind koos karbiga võiks olla mitte üle $4. Siin me näeme, et hinnad tegelikult täitsa vastavad sellele, alates 3-st, mõni läheb kaugemale eest ära, aga see ei ole nii lootusetult eest ära, et siin on meil läbirääkimise jõudu ilmselt kogustega. Kui me kohe ei saa $4 sisseostu hinda, peame 6 maksma, siis sa tead, et räägid oma tehasega läbi, et kui sa 200 tõstad tellimuse 2000, et siis sa saad $4 sisse osta, aga esialgu võib-olla ostad, ma ei tea, 4,90 või 5-ga, eks ju. Ja kui ma nüüd vaatan väga laias laastus, korraks ma panen nüüd selle kinni, et kui me laseme silmadega üle Stroller Organizer, siis me näeme hästi palju musti tooteid. Me näeme, ütleme nii, et siin on hunnik neid taskuid. Taskutega sa ei eristu, taskuid on niikuinii, see on nagu justkui hügieeni teema, et me ei saa minna lahendada probleemi, mis on juba lahendatud, et see on hügeen, et sa pead nagunii panema palju taskuid, eks ju. Cup holderid olid väga paljudel nendest toodetest juba olemas, aga ma märkan, et must toode on selline hästi levinud, et võib-olla naised väga ei taha, et see organizer silma hakkaks nende ilusa disainiga laste kärudest, ma ei tea. Minu hüpotees on see, et kuna on väga palju heledaid laste kärusid, siis miks mitte minna ja proovida teha. Võtan ka järgmise lehe, et korraks näha, kas meil tekib rohkem värvivariatsioone siia sisse. Varasemalt oli pruuni mustaga, siin on üks pruun, et pruun hakkab vaikselt ja see hinnapunkt on oluliselt parem, 36. Ma korraks kõrval võtaks lahti, et kas ta käivet ka teeb. Et nii kui me värvi lisame, siis võib käive tagant ära kukkuda, sest kõik tahavad musta, eks ju, et see on üks koht, mida kindlasti valideerida. Kohe saame selle selgeks. Nii, 3700 väheks jääb natukene. Ei tahaks teha sellist toodet ausalt öeldes, et ma ei arva, et see oleks ka sulle huvitav. Siin on 13, niisugust toodet me ei tahaks teha, see on liiga odav. Juba tekib mingisugust mustrit värki-särki, aga hinnapunkt on madal. Et natukene keerulised lood. Ma vaataks korra kõrvale, et kui minu hüpotees on see, et me tooksime neutraalse, aga heleda toote, mis heledatele kottidele sobib, et kas me leiame midagi Alibabast, ülevalt alla scrollides me näeme väga palju musta, tumedat, roosa teema on siin täiesti olemas, aga me näeme kusjuures sellist kotti ja selle sourcimise hind on väga soodne, ma ei tea, siin on cup holder ka isegi olemas. Me näeme natukene niisugust mingi mustriga toodet, me näeme felt ehk siis niisugune naturaalne kiud. Me näeme natuke niisuguseid lõbusamaid disaine ka. Kui ma peaks valima, siis ma võib-olla läheks kuskile Facebooki gruppi ja valideeriks selle ära, et ma kohe näitan, ma valiksin ise nendest välja selle heleda siksakilise toote, kas ma juba kimasin mööda sellest.
sest et see läheb, vot see toode. See läheb kokku kõikide beežide, valgete, mis iganes selliste kärudega, ilma et oleks siuke must lätakas, eks ju. Ja samas ameeriklastele väga siukene chevron ehk siis siksaki teema meeldib. Ja ma täitsa tugevasti kaaluksin, et vaataksin, et kas ma saan selle koti baasil luua enda kotti. Ma arvan, kui siia mingi tasku 2 või midagi sellist lisada, mis naistele väga meeldib, või siis shoulder strap, eks ju. Et see cup holder on juba olemas, aga shoulder strap ka, et see ei maksa väga palju juurde. Sourcimise baashind on päris hea. Erinevaid värve tundub, et siin saab täiesti ka tellida. Me hetkel ta küll ei muuda siit pilti, eks ju, aga siit kuskilt otsas saaks peale hakata. Nüüd, kõik see, mis ma räägin, see on mu peas. Ma tahaksin ikkagi kindel olla, et see on miskit moodi valideeritud. Ja selleks ma panin magnetisse, mida me tegime enne juba. Panin sisse stroller organizer, sest ma tahan 3. keywordi siia juurde saada. Me ei saa selle 2-sõnalise keywordi pealt mitte midagi ära otsustada, sest see on liiga satureerunud turg. Ja selle stroller organizer keywordiga ma ilmselt alustajana müüke ei tee, sest et olemasolevatel toodetel on juba 3000, 2000 review'd all, ehk siis see on juba suurte poiste mäng ja sinna ma ei pääse. Aga kuhu ma pääseksin? Vaatame järgi, kas ma üldse pääsen kuhugi. Panen stroller organizer sisse, magnet IQ score vähemasti 1000, search volume vähemasti 400, word count 3 ja max'i sa ei pane. Paned 3, et saada seda lisa keywordi siia juurde. Las olla kindlasti olemas hetkel stroller organizer, phrases containing väljal, sest me saame sellele fraasile juurde midagi, mida kliendid koos stroller organizeriga otsivad. Ja kui sa paned get keywords, siis me saame siit 13 erinevat võtmesõna. Ma filtreerisin selle search volume'i järgi ära. Me näeme, et siin on täitsa kenad search volume'id üleval. Väga laias laastus me näeme, et kõik otsitrendid lähevad üles, kuna praegu on hooaeg ja see on nüüd ohukoht, eks ju, et sa pead ise vaatama all time'i kogu aeg kenasti ka. Ja vaatame, kas me leiame cup holderist midagi edasi ka või me jäämegi natukene hätta, et peale cup holderi inimesed stroller organizeriga koos ei oskagi otsida. Siin on meil cup holder, nüüd double stroller organizer, kaksikkäru organizer. Selliseid tooteid me praegu stroller organizeri keywordis üldse ei leidnud. Search on kena, magnet IQ score on 4000, mis on päris kena. Trend läheb ülesse. Täiesti ma teeks ühes aknas lahti, double toote, siis universal stroller organizer. Nüüd see ei ole keyword, millega sa väga peale minna saad, sest tegelikult kõik stroller organizerid on enam-vähem universal, sest et sa saad adjustida, kuidas see rihm ümber käepideme läheb. Nii et sellest keywordist ei ole meil väga palju kasu. Stroller organizer bag, sellest ei ole väga palju kasu, sest see on põhimõtteliselt stroller organizer. Skip hop on brand, Up Baby, Appa Baby on brand, neid me ei kasuta. Võime siit nad põhimõtteliselt välja võtta kohe. Ethan and Emma on brand. Disney on brand, Britax on brand, Ethan and Emma on brand, Zen Geats on brand, Baby Jogger, stroller organizer. Võib olla mõnes mõttes teissugune toode, kui on jalutuskäru, sest ta on jooksukäru. Vaatame korraks sisse, mis siin toimub. Ja Mom Cozy on brand, nii et tegelikult meil jäi alles. Ütleme niimoodi, et kui me cup holder on juba nagu hügeen, sa pead cup holderi panema, sa pead palju taskuid panema, sa pead shoulder strap'i panema, ehk siis erki need ei ole unique selling propositionid, enamik tooteid neid juba teevad turul. Võtame need välja ja meile jääb alles põhimõtteliselt 2 sisendit, mida kliendid on ise andnud, double stroller ja siis baby jogger. Ja vaatame nüüd sisse, mis meil nendes segmentides toimub. Double strolleri puhul on oluline, et esiteks sul mahuvad 2 lapse asjad sisse ja siis on see rihmakene, mis läheb ümber käepideme, ta peab olema oluliselt suurem. Ma korraks võtaksin käibed ja review'd, enne kui me hakkame siin süvenema. Me näeme muidu ära ka, et siin on väga laias laastus mustad tooted samuti, me ei saa seda ignoreerida. Et võib-olla siin on lihtsalt rohkem ruumi, et me tohime ka musta teha. Nii, teeme selle natukene suuremaks. Ideaalis ma võtame siit kiiresti reklaamid välja. Ideaalis ma peaks kindlasti ära valideerima, kas need on ikkagi double strolleri omad. Praegu tundub, et siit esimesed tulevad double, aga
ma natuke pelgan selle revenue järgi sortimist, et ta lükkab mulle tegelikult need universalid sisse. Ma korraks proovin nad maha siit võtta. Nii, et me saaks ikkagi parem tabel. Nii. Anna mulle pool minutit. Tabel. Nii, tabel. Universalid võtame välja. Nii. Ja me sisuliselt pooltest listingutest saame lahti. Ja mis ongi hea, sest me näeme tegeliku turu olukorra ära. Ja tegelik turu olukord selles segmendis meeldib mulle juba oluliselt paremini. Ja miks see nii on? Revenue, top dog ehk siis kõige suurem müüja teeb 23 000, see on väga mõnus, see ei ole 230 000, 360 000 nagu teistes kohtades oli. Me korraks vaatame siia, kas me saame natukene paremini näha ka, millest on jutt. Suurepärane, ma ütleks, et double organizer võiks olla toode, mida võib teha, sest et listing sakib big time, see ei kõlba kuhugi, siin ei ole nagu, kui sa midagi muud ei oska teha, nagu ta on pannud lihtsalt selle toote nagu erinevate nurkade alt, on ju. Teksti ei ole, Amazon väga hästi aru ei saa, mis toode see on, samal ajal hinnapunkt on hea. Pealkiri on halb, väga-väga halvasti tehtud. Seda müüb Amazon, seda on selles mõttes andeks antav, et Amazon tõesti ei oskagi listinguid teha, ta teeb lihtsalt mingi data uploadi, aga mitte keegi ei analüüsi neid listinguid pärast seda, kui võetakse suurest failist. Nii et praegu on isegi tore, et Amazon müüb, see hinnapunkt meeldib meile. Järgmised tooted teevad 9, 7 ja 4000 reviewdega 300-400 ja me saame siseneda sellesse kategooriasse 20 ja 50 review'ga, mis on täiesti okei. Me peame lihtsalt vaatama, mida me siis saame paremaks teha. Ja ma loodan, et sul oli põnev jälgida seda mõttekäiku. Me filtreerisime välja, et kahesõnalise otsisõnaga me ei saa minna toodet tegema. Mida me saame? Me saame tabel teha. Me leidsime selle tabeli üles Magneti kaudu. Me filtreerisime, võtsime kõrvale search'id, me võtsime kõrvale Cerebral IQ score'i, me tahtsime, et meie otsisõnu oleks vähemasti 3 ja Magnet ise ütles meile, Helium 10 ütles meile, mida inimesed otsivad ja me leidsime segmendi, kus põhimõtteliselt on 6 konkurenti ja sul on väga suur potentsiaal teha 5-kohaline käive, sest et leader listing sakib väga tugevalt. Aga mulle tohutult meeldis lähteülesanne, sest ta andis unique selling proposition'id, mis reaalselt ei toiminud, aga me suutsime leida selles olukorras, kus 85% alustajatest on, ehk siis on mingi toode, aga see unique selling proposition, mida sa lähed tegema, tegelikult on hügieen, ehk siis tegelikult see on juba ammu tehtud, see ei ole mitte midagi unikaalset. Ja me suutsime selles olukorras pöörata situatsiooni ümber ja me suutsime leida niši, kus reaalselt on sul lihtne müüa, lihtne teenida 5-kohalist käivet, sest konkurentsi sisuliselt ei eksisteeri. Tšau!